Mööda okupeeritud Lõuna-Ukraina maanteid kuhjub kraavidesse uut tüüpi rususid. Need ei ole varase sõja läbipõlenud tankid ega soomuskolonnid, mis 2022 aastal Kiievist põhja poole teid risustasid. Need on tsisternautod ja kütuseveokid, mis on olnud osa Venemaa logistilisest võrgustikust. 4 aastat pärast sõja algust lebavad need veokid hüljatuna. Aga see on sellepärast, et need samad teed, mida kunagi kasutati vägede varustamiseks, on nüüd vaid surmalõksud. Ja see kõik on sellepärast, et Ukraina on suutnud kasutada droone praktiliselt igaks ettekujutatavaks otstarbeks kogu selle sõja vältel. Ja 4 aastat hiljem on see laiendanud oma kasutust ka kaugmiinide paigaldamisele. Need taktikad on vaiksed ja harva tekitavad need lennuvälja raketirünnakule omaseid dramaatilisi plahvatusi. Miini paigaldamine ei paku tegelikult kaasahaaravaid sotsiaalmeedia postitusi ega viiruseid videoid, mis jõuaksid uudistesse. Ja ometi on need droonid uudisväärtuslikud, sest need on Venemaa jaoks palju ohtlikumad, kui esmapilgul arvata võiks. Ja iroonilisel kombel oli just Venemaa see, kes selle sõja alguses droonidega miinide külvamise esimesena kasutusele võttis. Nüüd kasutatakse seda täpselt sama taktikat Venemaa enda vastu, ulatuses, mida Moskva poleks kunagi osanud ette kujutada. Et mõista, miks see oluline on, alustame sellest, kuidas Ukraina on hakanud droone kasutama. Suurema osa sellest sõjast on droonide kasutamine olnud nagu jaht. Esmese isiku vaates droon jälitab ühte sõidukit. Kamikaze droon rammib ühte tanki. See on täpne, odav ja surmav, kuid sisuliselt tähendab see ühe sihtmärgi korraga hävitamist. Uus idee on vastaspoole vägede liikumist lämmatada. Teatud mõttes sarnaneb see traditsioonilistele sissi-taktikatele, mis katkestavad varustusliinid, ainult et seekord on droonioperaatorite jaoks palju vähem riski. Mai lõpus andis Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov sellele taktikale nime, kuulutades välja spetsiaalse programmi nimega Logistika lukustus. Tema enda sõnastuses oli eesmärk suurendada lööke Vene tagala pihta ja süstemaatiliselt lammutada Venemaa võime varustada omaenda pealetunge. See polnud mingi ebamäärane soobunelm. Kaitseministeerium toetas projekti umbes $113 miljonit, mis suunati otse droonibrigaadidele, kes olid juba tõestanud, et suudavad Vene logistikat tabada. Raha liigub läbi Ukraina teenetepõhise punktisüsteemi, mis järjestab üksused soorituse järgi, nii et parimad meeskonnad saavad kõige rohkem ressursse. Teises etapis avatakse tsentraliseeritud hanked, et osta neid keskmaa löögisüsteeme hulgi. Ja sihtmärk asub väga konkreetses vahemikus. Need on see, mida Ukraina nimetab keskmaa löökideks, tabades Vene sihtmärke umbes 20–300 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Tavaliselt kogutakse seal varusid enne, kui need jõuavad kaevikutesse, nii et sellega lõigatakse tõhusalt läbi rindejoone eluliin. Fjodorov väitis, et Ukraina on alates 2026 aasta algusest 4-kordistanud Vene logistika, ladude, depoode ja juhtimispunktide hävitamise. Oluline on siin see, et see logistika mõjutab otseselt Venemaa võimet rünnakuid korraldada. Mida rohkem neid hävitatakse, seda vähem kaitset vajab Ukraina tegelikult. Toodud arvud on muljetavaldavad, kuid neid tuleks käsitleda pigem Ukraina väidetena kui kinnitatud faktidena. 2025 aasta oktoobris ütles Fjodorov, et Venemaa kaotab iga hõivatud ruutkilomeetri kohta umbes 67 sõdurit. 2026 aasta aprilliks oli see number tõusnud 179-ni. Ukraina hinnangul ületasid kaotused 2026 aasta keskpaigaks 35 000 hukkunut või raskelt haavatud kuus. Fjodorov omistas osa edust isegi sellele, et Vene vägede Starlinki terminalid muudeti kasutuskõlbmatuks, katkestades nende ühenduse isegi siis, kui nende varud olid otsakorral. See üldine strateegia ei ole ainult Ukraina vaatenurk. Sõja uurimise instituut, lugupeetud USA-s asuv konfliktide seireorganisatsioon, hindas seda samuti nii. Ukraina keskmaa rünnaku kampaania oli muutnud traditsioonilise logistika keerulisemaks, takistades Moskval viia täiendusi ja varusid ettepoole sellistes kogustes nagu varem. Lihtsalt öeldes ei ole tagala enam turvaline. Koht, kus armee peaks saama hinge tõmmata, on muutunud tapmistsooniks. Isegi Vene allikad on teatanud droonide poolt miinide külvamisest maismaa koridoris Krimmi, eriti maanteel, mis ühendab Mariupolit ja Melitopolit. Pärast uut lainet USA-s toodetud Hornet-droonide rünnakuid koos kahtlustatava hajusmiinide paibutamisega M14 marsruudil, mis kulgeb Mariupolist Tšongarini, tegid okupatsioonivõimud tõsise vea. Nad sulgesid osa maanteest ja suunasid raskeveokite liikluse Krimmi ümber. Sealt edasi hakkasid probleemid levima. Mai lõpuks teatas Vladimir Saldo, Venemaa poolt ametisse pandud okupeeritud Hersoni kuberner, et droon oli visanud miine otse RR280T sõiduteele ja T-servale. Tee, mille Venemaa on ümber nimetanud Novorossija maanteeks, asub Hersoni ja Zaporižja piiri lähedal. Väidetavalt hävitati üks Kamazi veok.
Veel mitu sõidukit said samuti kahjustada, osad eest suleti. Ja see juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui Saldo oli juba ajutiselt piiranud kaubaveoliiklust samal marsruudil, pärast seda, kui Ukraina rünnakud süütasid Krimmi suunduvaid kütuseautosid ja veokeid. Peatu ja pane tähele, kes sellest kõigest teatavad. Need ei ole Ukraina propagandakanalid. Need on Vene okupatsiooniametnikud ise, mehed, kelle ainus ülesanne on jätta mulje, et neil on olukord kontrolli all. Kui just nemad teatavad teede sulgemisest ja hävitatud veokitest, siis on see kõige usaldusväärsem märk, mida sa kunagi saad, et segadus on päriselt olemas. Mis siis töö ära teeb? Selle keskmes on droon nimega FP-2, mille on ehitanud Ukraina ettevõte Firepoint. See kuulub sellesse keskklassi ründedroonide hulka ja disainivalikud sobivad peaaegu ideaalselt kasutatava strateegiaga. Kui Firepointi varasemal kaugmaadroonil FP-1 oli muljetavaldav lennuulatus 1600 kilomeetrit, siis FP-2 loovutab peaaegu kogu selle ulatuse, et saavutada umbes 200 kilomeetri lennuulatus. Kuid selle eest kannab see palju raskemat lõhkepead, umbes 105 kilogrammi ning annab operaatorile tõelise kontrolli. Ja kuna stardikomplekti ülesseadmine võtab vaid umbes 18 minutit, sobitub see kenasti FP-1 süvalöögimissioonide ja selle taga olevate raskemate löögiplatvormide vahele. Kaugmiini panekuks kasutatav FP-2 on saadaval 2 versioonis. Esimene lendab autonoomselt, et tabada fikseeritud sihtmärke teadaolevatel koordinaatidel. Teist juhib operaator raadioside kaudu reaalajas videopildiga, nii et piloot saab jälitada midagi, mis liigub. See on sarnane FPV-drooni juhtimisele, kuid see on palju suurem ja palju surmavam. Juhtitavus on miinide paigaldamisel võtmetähtsusega. FP2 kasutamist nende miinipaneku ja tagalaoperatsioonide jaoks kinnitas kaudselt Firepointi kaasasutaja Dennis Steelman. Bonuussena on Ukraina hakanud nendele keskmaa droonidele kinnitama ka nõukogude ajast pärit SS-5 juhitamata rakette, võimaldades neil rünnata maapealseid sihtmärke ilma otse nende pihta lendamata. Esimesed kaadrid ilmusid Krimmi kohal, kus sihtmärgiks oli Vene mobiilne õhutõrjerühm. Kuid miinide paigaldamiseks kannavad droonid midagi nutikamat kui lihtsalt ühte pommi. Vene kaadrite kohaselt kasutab Ukraina õhust miine puistavaid seadmeid, sisuliselt konteinereid, mis on täidetud väikeste miinidega ja mida saab ühe lennuga laiali puistata mööda teelõiku. Üks suurem versioon mahutab väidetavalt kuni 48 miini, väiksem kannab umbes 10. Ja neid saab paigaldada mitte ainult fikseeritud tiibadega droonidelt nagu FP-2, vaid ka raskelt Baba-Yaga multimultikopteritelt, mis on mõeldud öisteks operatsioonideks. Ja siin on kasulik teada, et mitte miski sellest pole improviseeritud ega eriti uus. Üks ajakirjanik kirjeldas, kuidas ta nägi seda oma silmaga juba 2024 aastal. Ukraina 23. mehhaniseeritud brigaadiga reisil olles Chassiv Yari lähedal nägi ta, kuidas operaatorid kasutasid pommitajadroone tankitõrjemiinide viskamiseks Vene varustusteedele. Muidugi on ka see tõsiasi, et FPV-droone on varem kasutatud tankitõrjemiinide viskamiseks otse tankide peale. Nii et kuigi tehnika ise ei ole eriti uudne, on programmi ulatus ja ambitsioonid seda küll. Praeguseks on Ukrainal võimekus juhtida mitut ooteldrooni korraga ühest juhtimispunktist. Sama loogika kehtib ka jäigatiivaliste pommitajatega miinide paigaldamisel, kuna kõik vajalikud osad on juba olemas. Neid lihtsalt pannakse kokku teistsuguseks lahenduseks. Nüüd, mis puudutab miine endid, siis info pärineb peamiselt Vene allikatest. Seega on üsna keeruline saada täpset ülevaadet, mida tegelikult kasutatakse. Tõenäoliselt kasutab Ukraina peamiselt tankitõrje ja jalaväemiine, mis on pärit nende olemasolevatest varudest. Teise võimalusena võiksid nad kasutada modifitseeritud nõukogude miine, kinnitades need droonide külge, et neid saaks kasutada viivitusega plahvatavate seadmetena. Sõltumatu pilt on veidi ebaselgem, kuid viitab samas suunas. Üks analüütik oli oletanud, et miinid on tegelikult 3D prinditud vormid, kasutades liikumistundlikke või võimalikke magnetmõjuga sütikuid ning sisaldavad just nii palju lõhkeainet, et muuta sõiduk liikumisvõimetuks. Ja see sõna liikumisvõimetuks tegemine ongi kogu mõte. Need miinid ei peagi midagi hävitama. Miin, mis lihtsalt muudab veoauto liikumisvõimetuks, on juba oma töö teinud. Mõtle, mida teeb üks teele seisma jäänud veok varustusteel. See blokeerib sõidurea, see sunnib kõiki selle taga seisma jääma. See tekitab ummiku, kobara paigal seisvaid sõidukeid avatud maanteel, mis on just seda tüüpi paikne sihtmärk, millest droonioperaator unistab. Nii et miin peab lihtsalt peatama kolonni eesotsa piisavalt kauaks, et miski muu saaks töö lõpule viia. Mõtle sellele kuulsale 42 miili pikkusele tankikolonnile, mida nägime 2022 aastal. Sama asi võib juhtuda ka oluliste Vene varustusteedel.
kõik tänu droonidele, mis on odavad toota ja kasutavad valmis tehnoloogiaid. Venelased mõistavad seda suurepäraselt ja nende enda sõjablogijad on häirekella löönud. Üks tuntud Vene sõjablogija, kes kirjutab nime all Military Informant, hoiatas, et isegi väikesed miinid, mis on regulaarselt teedele laiali puistatud, võivad viia täieliku transpordi halvatumiseni, sest liiklus tuleb pidevalt peatada kontrollideks ja miinide eemaldamiseks. Mõelge sellele asümmeetriale. Kamikaze droonirünnak sihib ühte sõidukit. Laiali puistatud miinipartiid ohustavad iga sõidukit, mis seda teed kasutab, määramata ajaks, kuni keegi selle puhastab. Üks ainus miinide külvamine võib sulgeda kogu maantee. Tain Vene sõjablogija, kes postitab nime all Archangel of Special Forces, kurtis, et logistika on olnud häiritud peaaegu kuu aega, mõjutades tarnet mitte ainult tagalasse, vaid ka otse rindeliinile. Ja kõige süüdimõistvam tõend selle kõige kohta on inimloomus. Vastavalt okupeeritud Krimmist tulevatele teadetele on kütuseveokite juhid hakanud kategooriliselt keelduma vedudest ilma täiendavate turvagarantiideta. Garantiid, mida muidugi tegelikult keegi pakkuda ei suuda. Miinide paigaldamise kampaania on jõudnud punkti, kus mehed, kellele makstakse nende teede läbimise eest, eelistaksid üldse mitte sõita. Kuid miinid on vaid üks kiht. Enne kui me selle juurde läheme, kindlasti telli The Military Show. Meil on veel selliseid analüüse ja postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki uudiseid, mida pead teadma. Tagasi kaugmiinide paigaldamise kampaania juurde. Võib väita, et see on vaid esimene rünnakuvektor, mida Ukraina kasutab. Kujuta ette järgmist stsenaariumi. Vene autojuht, kes viib varustust lõuna poole, ei seisa enam silmitsi ainult ühe ohuga. Ta liigub läbi mitmekihilise tõkestustsooni. Tema kohal ootavad FPV varitsusdroonid, et rünnata. On olemas tehisintellektiga varustatud ründedroonid, mis suudavad sihtmärgi tuvastada ja sellele iseseisvalt lukustuda. Õhutõrjesüsteeme, mis peaksid teed kaitsma, jahitakse nüüd ise. Ja nüüd, tema rataste all on pidev võimalus, et teekattel võib olla miin. Õhust ja maapinnalt ähvardavad ohud samal ajal, ühel ja samal asfaldilõigul. Ja selle ulatus on selle loo vaikne šokk. M14 maantee Mariupoli ja Melitopoli vahel asub umbes 100–150 kilomeetrit rindejoonest tagapool. Et külvata miine nii kaugele tagalasse, vajab Ukraina tiivadega droone või muid kaugmaasüsteeme, just selliseid keskmaa ründevahendeid, nagu FP2 esindab. Nii et oht ei piirdu enam ainult kokkupuuteliiniga, vaid ulatub läbi kogu Venemaa lõunapoolse tagala. Ja kui soovite tõestust, et see kõik tegelikult töötab, siis piisab, kui vaadata, mis toimub Krimmi bensiinijaamades. 2026 aasta juuni alguseks oli poolsaar sattunud tõsisesse kütusekriisi. Moskva-meelne kuberner Sergei Aksionov kehtestas piirangud kõige tavalisemale bensiinitüübile ja teatas, et inimesed peavad ostmiseks kasutama kütusekuponge. Sevastopolis, mis on ajalooliselt Venemaa Musta mere laevastiku kodu, kirjeldasid pealtnägijad pikki järjekordi, mis looklesid tanklatest tagasi, ning elanikke, kes ütlesid, et nad pole päevade kaupa saanud kütust tankida. Ja ametlikud selgitused reetsid tõe. Vene ametnikud tõid põhjuseks Ukraina droonirünnakud kütuseautodele Novorossija maanteel, mis on maismaa ühendus Venemaa mandriosa ja Krimmi vahel. Nii Krimmi kui ka Sevastopoli kubernerid tunnistasid, et probleemi lahendamine võtab vähemalt 30 päeva, kusjuures üks neist palus avalikkusel mitte paanikasse sattuda. Siin on see detail, mis seob kogu strateegia kokku ja see pärineb otse Vene poolelt. Krimmi jõudmiseks ei transpordita kütust tegelikult üldse üle Krimmi silla, seda ohutuse kaalutlustel. Kuigi osa bensiinist liigub parvlaevaga üle Kertši väina, sõltub see ilmast, mis tähendab, et kütuse jaoks. Täpsemalt öeldes pole see maismaa koridor, mis kulgeb mööda neid miinidega kaetud ja droonidega jälgitavaid maanteid lihtsalt üks võimalus mitmest, vaid see on peamine arter ning Ukraina on täpselt teada saanud, kust seda survestada. See ongi põhjus, miks see kampaania on palju enamat kui lihtsalt rida hävitatud veokeid. Häired on jõudnud poolsaare igapäevaellu. See on põhjustanud järjekorrad tanklates, talongide kasutuselevõttu ning 30-päevase ajapiirangu, mida keegi ei suuda garanteerida. Kui kaugel maanteel toimuv sõda väljendub tühja kütusepaagina tsiviilisiku autos Sevastopolis, siis ei räägime enam taktikast, vaid strateegilisest mõjust. Kuidas siis Venemaa reageerib suurenenud droonide tegevusele? Vastused ulatuvad meeleheitlikust kuni peaaegu koomiliseni. Selle sõja ühe tähelepanuväärsema kõrvalmärkusena on Vene väed hakanud oma veoautosid nii Kamasi kui ka Urali mudeleid värvima julgetesse mustvalgetesse triipudesse. Igaüks, kes tunneb sõjaajalugu, tunneb selle kohe ära. See on dazzle kamuflaaž, tehnika, mida mereväed kasutasid Esimese maailmasõja ajal sõjalaevadel.
Tollal olid need metsikud geomeetrilised triibud mõeldud selleks, et segadusse ajada periskoobist vaatavat inimest, muutes laeva kiiruse, suuna ja kauguse hindamise enne tulistamist raskeks. On ainult üks probleem. Venelased näivad olevat kogu selle mõttest valesti aru saanud. Ukraina droonide kaasaegsed tehisintellektil põhinevad sihtmärkide tuvastussüsteemid ei hinda kaugust ja liikumist samamoodi nagu Esimese maailmasõja aegne mereväe suurtükiväelane. Masinnägemine lihtsalt ei tööta nagu inimeste silm. Ja mis veel hullem, paljud neist droonidest kasutavad termokaameraid, mis näeb soojust, mitte värvi. Droonijuht, kes vaatab läbi termokaamera, ei pruugi neid triipe üldse märgatagi. Tõsisem kohanemine on olnud õhutõrje viimine teede kaitseks ettepoole, kuid ka see on tagasilöögina ootamatult paljastanud. Ühel hetkel teatasid Ukraina erioperatsioonide jõud, et nad tabasid 2 Vene Tor M2 õhutõrjesüsteemi. Üks neist tabati siis, kui seda veeti vedukiga mööda M14 maanteed okupeeritud Berdžanski lähedal. Venemaa on varustusteede pärast nii mures, et viib oma väärtuslikud õhutõrjesüsteemid neid kaitsma. Ja tehes seda, paljastab ta need samad süsteemid nendele samadele droonidele, mille peatamiseks need saadeti. Siiski on olemas üks vastumeede, mis võiks tõesti aidata. Venemaa võiks paigaldada teede kohale võrke, samasuguseid droonivastaseid tunneleid, mis on juba hakanud ilmuma rindele lähemal asuvatel maanteedel. Droonide vastu võivad need võrgud tõesti toimida. Aga siin pöördub geograafia Moskva vastu. Mõnesaja meetri pikkuse rindeteelõigu katmine on üks asi. Sellise kaitse tagamine 100 kilomeetrit ulatuses maanteel on märksa keerulisem ülesanne. Ja see viitab kõige suuremale auhinnale kogu selle taga, Krimmile endale. Ukraina on koondanud tahutud ressursid Krimmi ümber, et maha suruda Vene õhutõrje ja kaugmaa tulejõud. Ja selles järjestuses on oma loogika. Kui need kaitsesüsteemid on maas, muutuvad palju haavatavamaks need kõrgema väärtusega sihtmärgid, mida nad kaitsesid. Lennuväljad, raketilennutajad. Miinipanek ja rünnakud varustusteedele on osa samast võrgustikust. Need sunnivad Venemaad kasutama oma õhutõrjet veokite kaitsmiseks, mis jätab kõige väärtuslikumad sihtmärgid rohkem kaitseta. Ja kui maismaakoridor muutub üha vähem usaldusväärseks, sunnitakse Venemaa tagasi Kertši sillale, mis on üks väheseid alles jäänud suuri ühendusteid Krimmi ja mandri vahel, rajatis, mida Ukraina on juba korduvalt rünnanud. Tõenäoliselt on vaid aja küsimus, millal piisavalt suur rakett tabab silda nii, et see muutub enam-vähem kasutuskõlbmatuks ning sel hetkel võib Krimm tõesti ülejäänud Venemaast ära lõigata. Ja just sellepärast ongi see kampaania nii elegantne ja tõhus. Ukraina näib püüavad suurendada selle koridori kasutamise logistilisi kulusid või isegi vallutada kas või 1 meetri sellest maanteest. See peab lihtsalt muutma selle tee kasutamise kalliks. Kui iga veok võtab rohkem aega ja kui kolonne tuleb puhastada ja saata saatjatega, siis võib teekaardil küll avatuks jääda, kuid muutub tegelikkuses peaaegu kasutuks. Ja see viib meid tagasi algusesse, nende mahapõlenud tankeriteni, mis roostetavad kraavides ja juhtideni, kes ei taha enam seda teekonda ette võtta. Droonide kasutamine Venemaa varustusteede häirimiseks on seesama asümmeetriline strateegia, mis on iseloomustanud kogu Ukraina droonisõda. Seekord on seda täiustatud ja suunatud ühe asja pihta, mida iga armee vajab ja mida ükski armee ei saa asendada, pidev kütuse ja laskemoona voog rindel olevatele meestele. Aga kui soovid teada, kuidas Ukraina suutis oma droonitööstuse sellisele tasemele viia, vaata seda videot. Ja kindlasti telli The Military Show, et olla kursis kõige värskemate arengutega.